Kui ma näiteks unustan hommikul panna riided selga, siis isegi see ei anna õiguse mind ahistada. Kuidas sa suhtud sellesse süüdistusse, et sa oled lugupeetud kultuurijuhi elu ära rikkunud? Ükskõik, mis kohtuotsus ka ei oleks. Küll naised ju riietuvad ikkagi ilusasti selleks, et meestele meeldida. Mis värvi aluspesu sul täna seljas on? Mina näiteks panen ikkagi riidesse nii, nagu mulle meeldib. Me nüüd ütlemegi kõva häälega, et see ei ole okei. 80-ndatel ülipopulaarse vitamiinisolistina superstaari staatust nautides Aivar Mäe on olnud Eesti kultuuris tõeline päikesepoiss. Ta on tippjuhina vedanud Eesti kontserti, Vanemuise teatrit ja 2008. aastast Estoniat. Suur pööre toimus, kui Eesti Ekspressis ilmus lugu Aivarist, keda kümmekond endist töötajat süüdistavad naiskolleegide käperdamises ja alandamises. Kuid meie kunagised kolleegid Vanemuise teatrist teavad teda spontaanse naljamehe ja innustava juhina, kes suudab alati ruumi särama panna. Kõige tuntumaid süüdistajaid oli teatri endine kommunikatsioonijuht Lisanna Männilaan, kes jõudis oma nimega avalikkuse ette rääkima ajakirjanikule ning hiljem EVS saates oma ebameeldivates kogemustes Mäega ning väidab, et Aivar tegi talle ja teistele sobimatud kommentaare nii personaalselt kui ka teiste ees. Samuti ebasobivaid puudutusi, pealekukkumisi ning isegi dekolteesse vaatamisi. Lisanna ütleb, et sel ajal, kui see kõik toimus, ei möönud ta sellele, et see oleks midagi, mida võiks kohtus käsitleda. Lisanna väitis, et oli neid momente, kus ta neeldas mitmed Mäe tehtud kommentaarid alla, kuid enamasti püüdis ülemusega privaatselt rääkida ja öelda, et tema käitumine pole okei. Aga Mäe olevat vahetanud teemat või selle peale naernud. Kuid eriti šokeerivalt mõjus avalikkusele kirjeldused sellest, kuidas teatrijuht Mäe oli 2 juhul heidnud massaažilaual lamanud pool palja baleriini peale. Sellest räägib natukene Seili Loorits Kämbre, kelle kohta käis see kirjeldus. Kas see tuli sulle endale ka üllatusena? Jah, tuli loomulikult üllatusena. Esiteks tuli üllatusena mulle politsei kõne, kus väideti, et nende juures on käinud inimene tunnistamas, kes on näinud, et Aivar Mäe olevat mind siis ahistanud füsioteraapia kabinetis. Aga sellist asja ei ole juhtunud. Aivar Mäe ei ole kindlasti mulle selga roninud ja ei ole ma ka olnud alasti kuskil rätiku all seal. Seili lisab veel, et nende füsioteraapia kabinetis käib palju inimesi, kaasa arvatud Aivar Mäe ise. Lisaks füsioteraapiasse minnes kannavad nad oma treeningtrikood ja isegi siis katab terapeut rätikuga neid, et ei oleks mingit alasti olemist või ahistamist. Mäe lükkas süüdistused kohe ümber, kuid esialgse politsei uurimuse tulemusena sai ta seksuaalahistamise tõttu 400-eurose rahatrahvi ning taandus augusti lõpul juhi kohalt. Mäe kaevas otsuse kohtusse ning Harjumaa kohus tühistas trahvi, kuna ei suudetud välja selgitada, kas etapid toimusid teise osapoole tahtevastaselt. Aivar Mäe vabandas avalikult oma tegude eest pärast seda, kui Eesti Ekspress oli avaldanud süüdistused tema vastu. Vabanduses tunnistas ta, et on oma naljadega inimesi tahtmatult solvanud ja tegi selgeks, et see ei olnud tema eesmärk. Mäe sõnul oli tema kavatsus lihtsalt lõbutseda ja ta ei olnud teadlik, et tema käitumine võib olla ahistav. Estonia teatri nõukogu alustas Aivar Mäe ahistamissüüdistuste arutlemist. Kokku tulnud Rahvusoopera Estonia nõukogu otsustas, et Aivar Mäele osaks saanud ahistamissüüdistusi tuleb edasi arutada, mistõttu taas kohtutakse järgmisel nädalal. Me oleme kutsunud ka seni toiminud usaldusisikud, Rahvusooperi usaldusisikud kohtuma nõukogu liikmetega, et seni kehtinud olukorda ja inimeste võimalusi oma kaebusi esitada ja menetleda, et seda uurida. Ja see võib-olla oligi siis eelkõige see otsus, mille me langetasime, et kuna küsimus on väga keeruline, et siis me jätkame selle küsimuse käsitlemist. Estonia nõukogu liikme Ivari Ilja sõnul esitas koosolekul osalenud Aivar Mäe olukorrast oma nägemuse, mille nõukogu ära kuulas. Aivar Mäe loomulikult teatud juhtumeid, mis olid kirjeldatud ja tegelikult kuuluvad tõepoolest väga räige väärkohtlemise valdkonda, neid ta eitas ja tal on oma plaanid ka tulevikuks, kuidas selle küsimusega edasi liikuda, ilmselt ta siis annab sellest võib-olla ka tänase päeva jooksul täpsemalt teada, aga küsimus
ikkagi nõuab veel käsitlemist ja üpris põhjalik. Politsei kogus tõendeid ja küsitles nii ohvreid kui ka tunnistajaid. Kohtuistungitel käsitleti naiste tunnistusi ja uuriti, kas mehe käitumine oli piisavalt tõsine, et seda käsitleda seksuaalse ahistamisena. Osa kinnitas süüdistusi, teised aga toetasid Mäed, väites, et tema naljad ja käitumine olid tavapärased ning ei olnud pahatahtlikud. Lõpuks mõistis kohus Aivar õigeks, kuna tõendeid polnud piisavalt. Siiski leidis kohus, et tema käitumine oli ebasobiv ja väärteomenetluse tulemusena politsei määras talle rahatrahvi. Selle täpne suurus pole avalik. Kogu see skandaal mõjutas tugevalt Aivar Mäe avalikku pilti. Kuigi Mäe oli seni tuntud ja tunnustatud kultuuritegelane, muutus tema maine skandaali tõttu negatiivsemaks. Skandaal tekitas laiemat arutelu tööalase käitumise, seksuaalse ahistamise ja võimusuhete teemal Eesti kultuurivaldkonnas. Tänapäeval tegeleb Aivar Mäe Vanemuise teatri juhtimisega ja arendab seda edasi kui mitmežanrilist kultuuriasutust. Mina arvan, et Aivar Mäe ei teinud midagi valesti, vaid Lisanna paisutas seda juhtumit väga palju suuremaks, kui tegelikult oli, et hoopis oli mõeldud kättemaksmiseks. Kõige hullem on see, et kõige enam kannatavad need inimesed, keda päriselt seksuaalselt ahistatakse ja ei julge sellest rääkida.